tüüp läheb naabrimehe juurde, ütleb, kuule, mul oleks sulle hädast abi vaja, et vaata, tead, mul on kuradi endal kopsik laiali praegu, täitsa vend, ma on sulle 50 krooni bensuraha, et mine too mulle raudteejaamast ära. Aga kui ta ei tule, no siis sa 100 krooni. Karu Jänes pead sõjaväkimine. Nii, lähevad komissariaati, Jänes käib sees ära, tuleb välja, on ilgelt omadega rahutab, kuule, lõppi on mindi võetagi sõtta. Aga miks siis nii? Karu küsib, et miks siis nii? No vaata, ma olen ebastandardne Jänes. Ma ei vasta euronõuetele, et kõikidel Jänestel on siin ees on 2 klahvi, mul on 1. Mäletad, ise olid ühe korra välja, vaat näed, nüüd ongi pahasti ja mind ei võetud enam sõtta, ebastandardne Jänes. Karu hakkab kukalt sügama seal kõrval, kuule, aitab, löö mul ka mõni välja, et äkki mind ka ei võeta, no. Jänes pole kade, paneb igavast tutega, Karul on pool sahtlit lagereis, Karu läheb sinna sisse, tuleb välja, kuule, ei ole, mind ei võeta ka sõtta, mul on lampjalad. Adam läheb jumala juurde, ütleb, kuule, mul oleks naist vaja. Mind tegid valmis, kena, mul paradiisi aiad, virgid, värid, kõik on ilus kena, kõik on sõbrad, aga üksi on nagu igav reis. Hädasti oleks vaja kedagi. Jumal ütleb, hea küll, ma võin sul naise teha. Mul on juba ammu tegelikult plaanis. Sul oleks nagu teist poolt vaja. Ma teeks sul naise, aga mul on selle jaoks materjali vaja ja mul on seda sinu käest vaja. Adam küsib, et mida sul vaja on? Jumal see peale, et no mis mul oleks vaja? Mul oleks vaja, no vaatame järgi. No lihtne, kiire, nükene labane kalkulatsioon. Vaatame järgi, pool aju, lihaseid, nahka, siis oleks vaja, luid on ka vaja, eks ju, et püst selleks, siis mõned siseelundid vergid, oota, Adam, see läheb paljuks, ära nüüd laiuti, kui ma omalgi vaja, kuule, räägi, ma annaks sulle ühe küljeluu, palju ma selle eest saan. Nii, pikk lugu, kus tuleb varuda kannatust. Forell ujub jões ja näeb, et kärbes lendab vee kohal. Ja Forell mõtleb, oleks see kärbes nüüd natuke madalamal, sipsti hüppaks saaks raisa mokkade vahel, oleks kõht täis. Jõe kalda peal on Karu, vaatab täpselt samamoodi, näe, kurat, kärbes lendab, nii, oota, nüüd tuleks ta madalamale, Forell hüppaks, naksti mul oleks Forell käes. Nii peaaegu see süstib, ma süstin ka. Teisel pool jõe kaldal on jahimees, vaatab, vaat niimoodi, siin on praegu siuke situatsioon, nii kärbes, Forell, oleks see kärbes nüüd natu madalamal, Forell hüppaks, Karu sööstaks, mina saaksin lasta, oleks Karu käes. Jahimehe kõrval seal põõsaalis on hiirekene. Vaatab, oot, nüüd oleks täpselt vaja, kukuks see kärbes natuke alla poole, Forell sööstaks, Karu hüppaks, jahimees tulistaks, ta ei panes tähele, kui tal kukub võileib taskust maha ja võileib on minu. Kõrval puu all ootab kass. Vaatab täpselt samamoodi, nii hiir on mul siin madalast tardis, aga praegu ei saa, muidu ta näeb. Oleks nüüd see kärbestus natuke alla poole, Forell hüppaks, laks, Karu sööstaks, jahimees võileib kukuks, hiir kaotaks tähelepanu ja hiir oleks mul suus. Ja ongi nii, ja kärbes tulebki alla poole. Forell sööstab, laksti kärbes suus. Karu sööstab, küntega on Forellis kinni, jahimees täpselt palge, piraki kukub, hiir hüppab, saab võileva kätte, juba närib. Kass hüppab ja rehkendab mööda ja läraki jõkke. Oota, nali alles tuleb. Nali on siin, et rehkendab mööda, hüppab ja plärsti jõkke. Aga siit moraal, poisid, selleks, et kiisut märjaks saada, on pikka eelmängu vaja. No, on seal mees on kuskil ametlikul banketil, jah. Ja tuleb tema juurde, no klaas on käes, eks teeb suitses, tuleb mingi teine vend sinna küsib, et kuulge, kas teil on oma naisest pornofotosid? Muidugi ei ole kuradi kaabaks, mida sa mõtled, tahad mõnda? et see lastel on koolis mingi ala, mingi loodusõpetuse tund ja siis räägitakse nagu sellest energeetika kokkuhoiust ja blablabla, ühesõnaga see säästlikust tarbimisest ja teiskolland moodi. Ja siis tunni lõpus lepitakse kokku, et nüüd on ju, järgmine tund on meil nädala pärast. Õpetaja ütleb, et nüüd lepimegi siis niimoodi kokku, et terve see nädal aega, mis meil järgmise tunnini on aega, kõik oleme hästi kokkuhoidlikud, on ju. Ja siis järgmine tund nädala pärast siis nagu, siis vahetame kogemusi, et kuidas kellegi opastas, mida keegi teha sai, on ju. Ongi nädala aja pärast siis tund ja lapsed seal, mis siis tegid, on ju, lapsed siis räägivad, on ju, kes seal vaatasid veekraane, jääks tilkuma, on ju, kes kustutas tuled ära ja teiskolland moodi. Juku ütleb, aga me ei saa, aga müüsime ema maha. See ütleb, et õpetaja nagu, et ei jaganud matsu lahti, et mis see kokkuhoid siia puutub. No kuidas võtta, mina ju enam rinda ei söö, isale ta keppi ka ei anna, mis ta sitas niisama toita, kurat. Saaremaalt pärit Nasva naiste nali. Sõidavad Saaremaal, 2 naist sõidavad jalratastega ja sõidavad üle silla ja üks mees sõidab jalrattaga veel vastu. Ja üks naine ütleb, et näe, vaata, sootehnik tuleb. Teine ütleb, mis ta nüüd mootehnik rohkem kui sootehnik.
2 langevarjurit hüppasid alla ja vaba langemisega lendavad, langevarjud pole veel lahti tulnud ja üks sööb õuna. Krõmpsutab seal, ajab isu peale teisele. Anna mulle ka, palun väga võta. Kuule, kus sa neid võtad? Sinu seljakotist. Mees läheb bussi peale, koju sõitma, eks ju. Teab, et sinna lõpppeatusena on veel 3 peatust nagu seda sõita on ju peaaegu lõpppeatuse juures. Ja tahab nagu piletit mulgustada, aga kurat ei ulata sinna kompostori juurde. Vaatab mingi vend seal, annab, et kuule, löö pilet läbi on ju. Ja siis jääb vaatama, et oot, tüüp on kuidagi nii ülikonnad seljas, virgid, värgid, mingid liiled, pilet, see läheb raudselt kuskil naise juurde. Kuna ta on nii ilusti riidest, ta läheb ilusa naise juurde. Nii, oota, siit maalt edasi on nüüd minu linnaosa, ma tean siin kõiki naisi, siin on täpselt 2 ilusat naist on ju. Üks on minu naine, teine on mu armuke. Kuna ma ise lähen armukese juurde, järelikult see läheb mu naise juurde. Nii, mul naisel on 2 armukest, üks on Meelis, teine on Mait. Oota, ma mõtlen Meelis on komandeeringus. Mait, kuule, löö pilet läbi ole täitsa. Põhja-Ameerikasse, teate kunagi rajati suur raudtee, eks ju, idast läände igavene väga. Läheb veel natuke aega mööda, siis tehakse sinna lõpuks nagu reisirong, siukene, kus nagu inimesed peab pileti ostma. Rong sõidab läbi sealt, eks ju, Santa Fe'd ja Louisianad ja whatever, mis iganes kohast seal läbi sõidab. Kõik ostavad nagu pileti. Indiaani peale Winnetou ei osta. Läheb rongi, teeb Winnetou piletit ei osta. Muidugi visatakse nahku veel sealt, ei osta, siis kao persesid. Järgmine päev rong läheb sealt mööda, Winnetou tuleb jälle rongi peale tähtsana, aga kõik ostavad pileti, Winnetou piletit ei osta. Jälle visatakse nahku. 3. korda, 3. päeval jälle vend üritab rongi peale tulla, siis küsis, no miks sa ei osta? Winnetoul on kuupilet. No jälle Borussik tantsib seal palli selle samus Natashaga, eks ju, siis korraga nad arvasid, et kuulge Borussik midagi haisib üle paast, teil on mustad sokid jälle, äkki lähete võtate ära? No hea küll, läheb saalist välja, tuleb natusele pärast tagasi, tantsivad jälle. See ikka, no kuulge ikka haisib, kas te ei võtnud ära? Võtsin küll, näeb, õue taskus on. Nii, aga lugu siis siuke, isa läheb oma väikese pojaga Kadriorus kunstimuuseumisse, kus seisab eks ju see Milo Veenuse skulptuur, koopia mõistagi, teate see ilma käteta vigur. See isa näitab selle Veenuse peale, näed poiss, kui veel küüsinärid läheb sinuga samamoodi. Mees on õhtul kõrtsus, ütleb seal mingile suvalisele tüübile, et kuulge, ma mõtlesin, tükk aega pidasin plaani, nüüd on mul ühesõnaga selgus käes. Ma müün oma naise ära, palju pakute? Mitte midagi, kaup koos. Kadunud tütarlaps nimega Maarit, kasv 165, juuksed brünetid päevitunud, erilised tundevärgid täis puutav. Laps ütleb emme, kuule, meil on kodus lutikad, näe, seal seina peal istub üks. See pole lutikas, see on naelapea, loilakas. Emme, vaata, kui on naelapäevane jooksu. Lenduri kabiinis käib kõnelus ja piloot ütleb komandorile, et näed, et nüüd olin üle tüki ajalin kodus, siin olid pikalt lennud virgid värgid. Üle tüki ajalin kodus, et tead, sain ikka selle asja, selleks, et olema oma näin on ikka kurat sitaks palju parem, kui see Stewart Esmel siin on. Teine see, et jah, selge, et kui sa nii arvad, jah, muidugi. Lennuk läheb seal kuskil mingi aja pärast lendavad jälle seal mingi natuke aega hiljem, teine vend ütleb, et tead, sul on õigus, sinu näin on tõesti parem kui Stewart Esmel.